Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Olen siin, ometi ei oska miskit. Valus on maraton, oleks vist lihtsam. Ma hambad ristis surun ja ulun, kas sest on tulu. Kõik nad täis on segadust, kas peaks näitama talust. Tuleb julgelt läbi murda, ei saa alla anda. Ära ennast maha tee, nüüd edasi. Töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame päevale. Töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame. Ise sa ju tahtsid lauljaks saada, ära pabla, ainult rahu vaid, päevi halbu paremaid. Miks ei saa hakkama, tahan nutma puhkeda, ainult mina aina feilin, samas teised head on kõiges. Kui suhtumist nüüd muudan, siis tippu tõusta suudan. Jäi ennast maha tee, nüüd edasi. Töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame päevale. Töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame. Kas keegi ei näinud? Muidugi, ole nüüd normaalne, tee nii nagu teised. Veider, et need teised on kui meistrid, kõik neil hea. Kukun maa, tasakaal, no kadus taas. Tundi ei taha minnagi, kuid võtan kokku end, sest töö, raske töö, edasi viib raske töö. Raske töö, pingutame päevale. Ma ei virise ja ära teen, kui kaua küll veel. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Marek Strandberg, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi. Ja meile laulis, ausalt ma ei oskagi täpselt öelda, kes laulis, aga see laul on pärit Barbi muusikalisest filmist Barbi, suur linn, suured unistused. Ja see on tervituseks kõigile valitsuse liikmetele ja ka valitsuse ümber tiirlevatele inimestele, nõunikele ja kõigile teistele, kes siis said selle nädala alguseks valmis selle, mille kallal Kaja Kallas ja Mart Võrklaev olid 2 aastat pusinud ja mitte kuhugi ei olnud jõudnud, ehk põhimõttelise kokkuleppe riigieelarvelistes küsimustes, kuidas kärpida, mida teha ja kuidas edasi minna. Ja nagu me teame, peitub saatan peenikestes asjades ja pisikestes detailides, suured kokkulepped on väga olulised, aga nüüd jääb siis valitsusel järele töö, raske töö, tuleb pingutada ja sellel lõppu näha ei ole. Ma just mõtlen, et huvitav, kas me peaksime valitsusele selles osas kaasa tundma või ikkagi rahulikult edasi torkima, sellepärast et töö on väljaspoolt vaadates ju teatud mõtteski puudulik. Mõned jäeti puutumata, kas või näiteks kõrgemad riigiametnikud ja tähtsad isikud, kelle palkade pealt võinuks kõvasti kokku hoida, või teine asi, mida ka Postimees ju avalikuks toonud on see, et meie juttudes õhuke riik on tegelikult kaetud paksu ametnike parvega ja sellest õhukesest riigist ametnike hulga mõttes pole juttu võimalik rääkida, sellepärast et see riik on ametnike mõttes paks, mis paks. Ja loomulikult oleme me probleemi ees, et ju ettevõtjad on teada andnud, et kõikide kaitseprobleemide ja muude asjade lahendamiseks võiks üldse laenu võtta ja rahulikumalt neid asju korraldada niimoodi, et kiired hanked ära teha, aga sellest me kõik jõuame veel rääkida. Ja ühest küljest tundub, et see on positiivne uudis, et nüüd me vähemalt teame, et mis olukord on, me teame, et valitsusel on olemas ka plaan, mis küll ei ole veel niivõrd väga selge, vähemalt neile on see selge, aga nad hakkavad siis tasapisi seda tutvustama ja me näeme küll veel detaile, aga samas tõepoolest tuleb
tuleb nõustuda, et siis, kui anti teada, et plaan on täitsa olemas, samas keegi enam ei räägi näiteks sellisest mõistest nagu riigireform, kuigi sellest oleks nagu suur abi ja tegelikult peaks nagu vaatama sealhulgas ka tõepoolest kõrgemate ametnike palgafondi, et kui palju ja kust kohast reaalselt võiks kärpida. Kärpimisest oli küll juttu, aga see kärpimise jutt, ütleme nii, ta on teistejärguline, et eelkõige vaadatakse, et kus kohas teenuseid võtta vähemaks, mis nagu võib-olla ei ole esimene eesmärk. Eelkõige vaatame, et kus kohas on meil ei ole enam niivõrd väga tõhus riik ja võiks ära lõigata teatud asju ja siis selle pealt kokku hoida. Jah, ma tegelikult igatsen, et lõppude lõpuks kõik need paberid, millele poliitikud kunagi kirjutavad alla enne valimisi ja siis ütlevad, et tõepoolest nad toetavad riigireformi, siis nad tegelikult peavad ka vastama küsimusele, miks nüüd järsult on selline muutus, kuigi vastupidi, olukord nõuab seda riigireformi uuesti käsile võtmist. Kõuehäälsed hüüatused valimiste aegu, mis valdavalt ka näiteks Eesti 200 liikmete ja esindusisikute suust tulid ju selle kohta, mis puudutab seesama, Viktoria, mis sa ütlesid, riigireformi, et muuta, mille peale ju neile tõenäoliselt hääli anti, kui et millegi muu peale, aga see on nagu ainuke asi, mis välja paistis, siis tänaseks hetkeks on nad vait ja täiesti nagu nurka pugenud ja piuksuvad vaikselt mingisuguseid oma jutukesi, millel enam nagu mitte mingit kõlapinda ei ole. Ju neile on valitsusest peale keritatud. Kuulge, seda me täna ei räägi. No, ma ei tea, kas see päriselt niimoodi on, et kui me vaatame, kes siis traditsiooniliselt pärast mingisuguseid valitsuse otsuseid, kas pressikonverentsi laua taga või kuskil mujal ütleb, et jaa, aga meie sellega nõus ei ole, siis need on kohtamata sotsid ja ka siis, kui nüüd nädala alguses tegi valitsus oma pressikonverentsi või õigemini koalitsioonierakondade esindajad tegid oma pressikonverentsi, Lauri Läänemets, peaminister ja Kristina Kallas, siis kõik oli nagu selline sile ja tore, aga siis ütlesid sotsiaaldemokraadid, et see, kuidas kärped välja kukkusid, neile tervikuna ei meeldi. Ja Lauri Läänemets ütles, et ma tsiteerin Postimeest, et ei maksa luua illusioone, nagu suudaks õhuke riik oma tegevusega ettevõtjaid toetada. Ja nüüd otsene tsitaat, ühel hetkel võime öelda, et õhukesel riigil on majandusele hoopis negatiivne mõju olnud, jutumärgid kinni. Ehk see on üks asi, mis on Eestis toimunud valitsuses viimasel ajal, või mitte viimasel ajal, aga selle Michali valitsuse ajal, ja mis tegelikult ei ole päris tore, et pärast seda, kui valitsus teatab, et milleski on kokku lepitud, tõmbab Lauri Läänemets rinna õhku täis ja ütleb, et aga meile see asi tegelikult ei sobi. Sellised nagu päris ultimaatumid viimasel hetkel ei ole enam olnud, aga tegelikult ma ikkagi imestan, et mis ajal, kus kohast ja mis nipiga siis sotsid ikkagi said siis selles siiski enam-vähem parempoolses valitsuses sellise jõuõla, et lihtsalt igal avalikul esinemisel kõva häälega rääkida, kuidas nemad sellega nõus ei ole, mis on otsustatud juba. Siin ju ongi see sama asi, et see tsiteerituski kirja pandud ja välja öeldud mõte õhukesest riigist faktipõhiselt ei vasta tõele. Meil ei ole õhuke riik, meil on väga priske ametnikkonnaga riik. See, et mingisuguses palga või suhtarvude näidises tundub see õhuke olevat, ei vasta ju tõele. Inimeste hulk, kes askeldab iga kui kodaniku ümber ametnikena või piltlikult öeldes mitu kodanikku üks ametnik üleval peab, selle arvu poolest on Eesti ühe esimeste hulgas. Ja muidugi teine asi ka, mida vist siin kord ka mainitud on see, et see valitsuse hädaldamine kogu aeg. Vaadake, alati kui mingit otsust tehakse, siis tuleb mõni poliitik ja ütleb, et oi, teate, see töö on raske, täpselt nagu meil alguse looski, eks ole, nagu täpselt see laul kaunis, väga raske töö on see, mida me teeme. Kuulge, te ei pea tegema rasket tööd, te peaksite tegema heatujuliselt tulemuslikku tööd, mitte rasket tööd. Ja see, et inimesed hädaldavad kogu aeg, kui raske töö on, see on nagu pigem nagu mingi ametiühingu tegelase jutt või tahetakse kaastunnet saada. Igal juhul kogu see pilt kokku pannes näeb üsna masendav välja.
See tõhusa riigi teema on tegelikult ka natukene psühholoogilise aspektiga, et nii palju, kui mina oskan seda olukorda analüüsida, et me kõik oleme inimesed ja tihti siis, kui inimene saab ministriks, kui tal on nüüd kõrge tool, kui tal on nüüd siis mingisugune hoopis teistmoodi olukord tema ümber ja temal on ametnikud ja need ametnikud on kindlasti tema enda inimesed ja siis nõunikud ka veelgi lähedasemad, et siis tal on suht raske öelda, et nüüd siis ma hakkan kärpima siin samas ruumis. See on väga vajalik ja selleks on vaja jõudu, mis tuleb kuskilt sees, sest et muidu nagu on suhteliselt raske tõepoolest mingisuguseid muutusi läbi viia, aga psühholoogiliselt on see tõepoolest just seal samas, et kui sa oled oma maja eest väljas ja siis sa hakkad kaitsma neid inimesi, kes on sinu enda maja inimesed ja sinu enda nõunikud. Nii et selles mõttes, et mingisugustest psühholoogilistest põhjustest võib aru saada, aga olukord on väga keeruline ja olukord nõuab just selliseid julgeid otsuseid ja eelkõige omaenda näitel. Kaasa arvatud, siin oli juba kord mainitud kõrgemate riigi ametnike palga teema. Mul on küll selle teemaga kindel seos, sellepärast, et mitu aastat tagasi ma ise kirjutasin seaduse, mis võttiski sihiks neid samad palganumbreid ja see oli siis koroona esimene aasta, siis kui ma rääkisin, et tegelikult solidaarsuse mõttes võikski vähendada need numbreid ja siis võikski vaadata üle seda olukorda, milline kisa siis oli parlamendis, sellepärast, et just kui see ei lähe põhiseadusega kokku, et ei tohi, sellepärast on üks nüanss, et kõik need kõrgemad riigi ametnikud on seotud ka riigikogulaste palgafondiga ju siis, kui me vähendame põhiseaduses tõepoolest, minu meelest mitte või? Põhiseaduses on riigikogu liikmete palgamuutused ja siis tegelikult, et lähtudes sellest, et justkui ei tohi seda muuta, aga kuna ma analüüsisin seda olukorda ja mul oli ka head ka näiteks nõunikud, ka endine õiguskantsler Allar Jõks, kes küll toona väitis, et tegelikult saab ja siis, kui me mõtleme selle peale, et vaadake, juriidikas on olemas ka selline nagu mõtteviis, et kui sa analüüsid seadust või õigusakti, sa pead lähtuma mitte ainult sellest, et millest konkreetselt need sõnad räägivad sulle, vaid ka sellest, et millal ja mis tingimustel see õigusakt oli loodud, ehk siis mis oli algne mõte, algne idee ja siis, kui me vaatame hoopis sedapidi, siis meie põhiseaduse loojad mõtlesid eelkõige sellest, et seda palka ei saa muuta suuremaks, mitte väiksemaks, siis kui sa oled arvestanud, et praegune koosseis tõepoolest ei tohi justkui palka muuta, ehk siis suuremaks. Nii et ma arvan, et siin on tõepoolest arenguruumi ja siin on tõepoolest seda, mille osas meie poliitikud võiksid natukene teistmoodi mõtlema ja siis näitama ka oma eeskuju ja eelkõige me räägime tõepoolest palkade indekseerimisest ja palkade vähendamisest. Ja ehkki siis valitsuse esindajad rääkisid, erakondade esindajad rääkisid alguses, et pensionide indekseerimist ei puudutata ehk, et pensionid jäävad siis samasuguseks, siis läks mööda 2 või 3 päeva, kus pensionide indekseerimise lõpetamine tuli uuesti lauale. Ja huvitaval kombel ühes tekstis, mis siis sel teemal siis oli kirjutatud, oligi nii, et jah, et pension, umbes nii, et ametnikud või poliitikud ütlevad, et jah, et pensionite indekseerimine, et see tõepoolest, et see suurendab pidevalt meie kulusid, aga kui ajakirjanik esitas küsimuse, et mis saab siis kõrgemate riigiametnike palkade indekseerimisest, kas ka see tuleks peatada, siis oli kellas kohe hoopis teine heli ja vastus oli selline tavapärane häma sel teemal, et ei, seda ikka ei saa teha, sellepärast, et siis kaob konkurentsivõime ja siis võib-olla sellised head ametnikud kaovad ära ja siis tulevad asemele kehvemad ametnikud. Kas me ikka tahame sellist riiki, kus on kehvemad ametnikud kui need? Meie tahaks küll riiki, kus head ametnikud siirduvad eraettevõtlusse ja näitavad seal täies mahus oma võimekust ja edukust. Ja seda küll, aga ma mõtlen, et sellise nagu moraali seisukohast, see on poliitikutele ja ka poliitilisele süsteemile, see on häbistav. See on häbistav, kui hakatakse arutama selle üle, et pensionide indekseerimine tuleks lõpetada või indeksit vähendada. Kui me võtame vanemahüvitise lage, tõmbame allapoole, teeme muid taolisi asju, puudutame laste taaskord siis laste huviringide
rahade vähendamist ja samal ajal kõrgemate riigiametnike palkade indekseerimine jääb puutumatu. See on täiesti häbistav ja ausalt öeldes ma ei saa aru, kuidas need inimesed, kes sel teemal avalikkuses esinevad, kuidas nad üldse julgevad ringi käia. See on nii piinlik ja see on nii häbistav. Neil ei ole tõesti mitte mingit häbitunnet, sellepärast et üks selline riigikoomik, kõrgepalgaline ja ma arvan igas kvartalis või kuuski endale lisatasusid ja oma alluvatele maksev Tervisekassa juht Rain Laane esines televiisoris, vist Kanal 2 Reporteris ja kõneles, kuidas tegelikult on väga raske Tervisekassal, kuidas raha on puudu ja inimesed peaksid peeglisse vaatama, mida nad ise saavad oma tervisega teha, sellepärast see on ainuke võimalus, kuidas kulusid kokku hoida. No ilmselt Rain Laanele on teada midagi, mida muu maailm ei tea, et millest siis tuleneb kõikvõimalike haiguste ennetamise võime, kuidas on võimalik oludes, kus kõik tervist kahjustavad tegevused on riiklikult igatepidi soodustatud ja vajalikudki maksukogumise mõttes, olgu alkohol, suitsud või mis iganes. Ja selles osas nagu see nii-öelda viimane, kuidas ma ütlen, üsna lödi avaldus Tervisekassa juhi poolt, kus nad ütleb, et kuulge, te olete ise süüdi, et meil nii vähe raha on, te olete haiged, olge vähem haiged. See kostub nagu üsna üllatavana, millele ta tugineb või miks ta nii arvab selles mõttes, et nagu ka Priit ütles, et see on häbiväärne, millisel moel leitakse kõik võimalikke õigustusi oma kõrgele palgale ja tegemata töödele, sellepärast et praegusel hetkel teadupoolest püüab nii Tervisekassa kui TEHIK, mis on siis tervise infosüsteemide looja, kõik üksteise võidu nagu mingisuguseid infosüsteeme luua, midagi teha, mingit kooskõla selles tegevuses ei ole, see on täielik kaos ja selles kaoses öeldakse, oi, me oleme hästi toime tulnud ja maksame iga kvartaalset ja iga-aastast lisapreemiat. Aga sellest, millest Priit alustas, ehk siis, et kui lepitakse kokku mingisuguses osas valitsuse tasemel ja siis toimub pressikonverents ja see järsult selgub, et mingisugune osapool oli vastu ja siiamaani on vastu ja siis lendavad ka väga veidrad pealkirjad, et just kui üks osapool on poolt ja teine on vastu, sellised näiteid me oleme ka nüüd näinud, et see tegelikult ei ole absoluutselt hea kriisiaja kommunikatsioon, sellepärast et on näha, et valitsuse liikmed on omavahel tülis või siis vähemalt nad ei ole nii, nad ei usalda teineteist ja seda on tunda ja seda on tunda üsna kaugele ja see tähendab mida? See tähendab, et kui lihtne inimene, kes loeb uudiseid ja kes võtabki seda informatsiooni sealt ja tal ei ole näiteks nagu poliitikutel on kogu aeg telefon taskus ja ta pidevalt kontrollib, mis on praegune uudis. Aga inimene, kes käib tööl, vaatab õhtul Aktuaalset kaamerat ja tema jaoks sõnum lähebki vägagi segaseks, et mis te küll nüüd teete. Et seda selgust ma nagu sooviks rohkem ja seda, et jah, võib-olla heal ajal mingisuguste konfliktide valitsuse tasemel väljamängimine on hea poliitiline võte, peaks tunnistama. Aga praegusel hetkel see ei tööta sellepärast, et see ajab segadusse ja see pigem nagu võtab ära meie energiat. Ma arvan, et võib-olla me oleme mõõtu võtnud või mitte meie, vaid valitsus mõõtu võtnud siis sellisest Ameerika tüüpi ütleme siis demonstratiivmaadlusest, mille nimi on wrestling, kus siis ka väga kurjad inimesed, kes on lihases või rasvas või väga tugevad, hüppavad üksteisele peale ja tekitavad justkui nagu tohutuid vigastusi, mis on enamjaolt lavastus selleks, et vaatajatel oleks põnev ja mulle tundub, et tänasel hetkel on võib-olla siis kommunikatsiooni asjatundjate ja nõuandjate kokkuleppel ka valitsus käivitanud sellise wrestling valitsemise, kus konverentsil nagu pannakse makku üks obadus, maksa üks obadus, vastu vahtimist üks obadus, et jääks mulje, et ja, nad teevadki väga tõsist ja pingelist tööd. Jälle tuleme juurde meie selle saate sissejuhatava laulu juurde. Ma arvan, et vastupidi, ma arvan, et see ei ole mingisugune kokku lepitud asi ja see ei ole mingisugust nagu Ameerika filmidest võetud, pigem ma arvan, et see natukene läheb käest ära ja siis seda ka kinnitab seesama poliitilise kultuuri nagu märk, mis on meil ka täiesti kehvakene, et siis kui valitsuse liikmed, nende nõunikud sotsiaalvõrgustiku kaudu hakkavad vaidlema teineteisega
teisega ja siis kasutavad igasuguseid ka kõrbedamaid sõnu ja siis ei hoia tagasi oma emotsioone, sõidavad sisse ja siis see nagu kõnestiil, see ei ole ka eeskujulik, ütleme nii, ja siis kui me hiljem küsime, et miks meil koolides näiteks nii palju kiusamist, siis vastus on lihtne, meil on ka vastav eeskuju. Et ma siin poolt ka nagu üks asi rõhutaks, et üks asi on see stiil ja teine asi on see sisu ja tegelikult mõlemad komponendid on hästi olulised. Kui teil on sisu klaar, siis seda peakski vägagi selgelt kommunikeerima ja teine on see stiil, et kuidas te nagu kommunikeerite, ehk siis milliste sõnadega te tulete sealt oma Stenbocki majast välja. Kui on ühe teki all palju lapsi, siis kindlasti on neid, kes rebivad tekki, ühed on need, kes rebivad tekki rohkem enda peale. Et see nagu üldistatult see, millest sa Victoria rääkisid, on see nähtus, et erinevad erakonnad, kes on koalitsioonis, püüavad seda tekki enda peale rebida ehk ennast nagu rohkem esile tuua. Ütleme olukorras, kus järgmiste parlamendivalimisteni on veel mitu aastat aega, et võiks ja meil on ikkagi kriis siin, siis võiks sellise käitumise järgi jätta. Hullemad momendid minu meelest on möödas, võib-olla siin kuid tagasi me kuulsime sellest, kuidas erinevad ministrid rääkisid sotsiaaldemokraatide ministeeriumist ja Eesti 200 ministeeriumist, mis minu meelest on täiesti nagu haige ajuleiutis. See on Eesti Vabariik, need on Eesti Vabariigi valitsemisorganid, need alluvad Riigikogule, need ei ole mitte erakonna, ei ole sotsiaaldemokraatide või siis Eesti 200 poolt välja mõeldud ellu viidud ja üles ehitatud ministeeriumid. Minister on nupukene suurel laual, talle tehakse nips, kui ta enam ei sobi ja siis tuleb uus. See on nagu üks asi, et kõigepealt olid nagu erakonnad üritasid erastada siis ministeeriume. No õnneks, ma ei tea, kas keegi on öelnud või ei ole, aga et seda nagu praegu enam nii ei ole. Aga nüüd on tagasi tulemas pärast vahepealset pausi taas see, et siis pressikonverentsidel püüavad siis erakondade esindajad ennast uuesti esile tõsta. Meenutame seda, et uus Eesti 200 liider Kristiina Kallas ütles, et peame hakkama kõvemini kanda maha panema. Ei, Kristiina Kallas, ei tule hakata kõvemini kanda maha panema Eesti 200 nimel, tuleb kõvemini töötada ja teha rasket tööd Eesti Vabariigi nimel, mitte Eesti 200 nimel, mis iganes. Aga mis puudutab siis Lauri Läänemetsa, siis minu meelest Lauri Läänemetsast on saanud uus Martin Helme. Et uus Martin Helme oli teatavasti see, kes ükskõik mida siis öeldi, mida ütles peaminister või keegi teine, ütles Martin Helme selle peale, et mina sellega nõus ei ole. Ja meie tahame, et oleks teistmoodi. Ja nii kui me näeme, et kui midagi ütleb valitsusjuht, kui midagi võtab valitsus vastu, siis jõuab, jutu järgi jõuab Lauri Läänemetsani ja meie uus Martin Helme ütleb, ei, mina sellega nõus ei ole. Ja siis ütleb, ja küll, kui ikka nii väga tahetakse, siis ma võin sellega nõus olla, aga ei. Ja, võtab mõtlema. Siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab. Kuku raadio päikeselises otsestuudios Marek Strandberg, Victoria Ledõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd munitsipaal- ja kommunaalteemadel, näiteks Lasnamäest ja näiteks sellest, kuidas ikkagi sai Lasnamäe uueks linnaosa juhiks endine linnaosa juht, kes vahepeal peaaegu sellest võimalikust kohast ilma jäi. No tegelikult siin on teema ja see teema võib-olla on juba käidud läbi erinevates meediakanalites, aga siiski seda teemat on vaja rõhutada ja veel kord ja uuesti rääkida sel teemal, sellepärast et meil hakkasid ilmuma sellised poliitikud, mida mina paneks kasti pealkirjaga ostumüügipoliitikud. Ehk siis sisuliselt selline trend, kus kõik saavad suurepäraselt asjadest aru, et on olemas konkreetne pakkumise juures ka hind, mis sobib, pakkumise juures ka ametikoht, mis sobib ja siis tänu sellele otsustatakse, et jah, hüppan üle, jooksen üle, teen neid otsuseid niimoodi, et saaks edaspidi jätkata poliitikas ja kõik justkui on klaar,
ainukene, mis on selle asja juures jääb täiesti nagu võõras keha, on see jutt, mida need poliitikud suust välja ajavad. Et see sama Juliana Jurtšenko mitu korda on andnud intervjuusid, kus ta rõhutab, et erakond, tema nüüdseks endine erakond, Keskerakond on niivõrd muutunud ja siis tema nagu mingisugused uued seisukohad on niivõrd tema enda seisukoht, et see kõik on nagu see jutt tundub nii valelik ja siis nagu sisuliselt sa saad aru, et inimene otseselt valetab sulle näkku ja samal ajal terve poliitiline establishment ehk siis kogu see linnavõim toetab seda. Me ei räägi praegu ainult sotsidest, kes nagu on võtnud antud poliitikut enda ridadesse, vaid me räägime ka teistest, sellepärast et siis, kui sa ikkagi nõustud sellega, kas või hääletades poolt või siis mitte hääletades, nagu tegi Isamaa, siis ikkagi sa toetad seda käiku. Lõppkokkuvõttes tulemus on ju saavutatud ja siis 1. oktoobrist meil on vana, aga siiski uus Lasnamäe linnaosa vanem. Meil on muidugi võimalik vaadata seda ka laiemalt ja võibki öelda, et see on Sotsiaaldemokraatliku erakonna nii-öelda Leninlik plaan. Leninlik plaan seisneb selles, et neil on olnud üsna algusest peale ettekujutus ja ilmselt ka kokkulepped selles osas, et avaldades keskerakondlikule linnavalitsusele umbuusaldust, on neil kokkulepped olnud nende samade ületulijatega, kes nägu muudavad. Ja just nimelt selle tõttu, et see näomuutjate kamp on see, kelle kaudu loodetakse saada venekeelsete, aga mitte Eesti kodanike hääli juba aasta pärast toimuvatel valimistel, on ju ka selge põhjus, miks sotsid on olnud sedavõrd vastu julgeolekuliselt minu meelest möödapääsmatule sammule, millega nii-öelda mitte Eesti kodanike valimisõigust piirata kohalikel omavalitsustel juhtudel, kui tegemist ei ole Eesti kodaniku, vaid elamisloaga siin olijatel või ka halli passi kandjatel. Ja see ongi väga lihtne arvutus ja minu meelest on see küüniline ja ohtlik ja meil on tekkimas täiesti selgelt riigi julgeolekut, vaatamata ilusatele sõnadele, vaatamata sellele, et meie siseminister on sots ja justkui kaitseks Eestit, on palju suurem ja fundamentaalne oht riiklusele just nimelt see, ka presidendivalimiste kaudu ja mis iganes muud, et hoitakse üleval võimalust, et nii-öelda mitte eestimeelsed, kelle kinnitus selle kohta on puuduvas passis, saaksid ikkagi hääletada ja anda hääle sellele, kellele siis nüüd nii-öelda tekitatud selline huvitav uus ametikoht, kes justkui on nagu muutunud ja mis kõik veel. See on plaan, mis tänasel hetkel välja paistab ja ma arvan, et sellest mööda vaadata, et oi, päris nii ei ole ja seda lihtsalt ei saa. See on nii. Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski selle nädalases intervjuus ütles muuhulgas siis seda, et Juliana Jurtšenko oli Keskerakonna kõige teravam kriit. Ma loen ette mõned selle Keskerakonna kõige teravama kriidi seisukohad. Näiteks kirjutas 2022. aastal Juliana Jurtšenko nii, et üleminek eestikeelsele õppele, see on huvi vaid vastu võtta poliitiline otsus, et Eestis on haridus eestikeelne. Haridussüsteem ei ole valmis, ilmselt mõne aja pärast variseb selle tõttu kokku, aga see on juba teise valitsuse ja uue Riigikogu koosseisu mure. 2023. aastal avas Juliana Jurtšenko Lasnamäel Hanon Barabaneri mälestustahvli ja ütles, et mul oli suur au olla härra Barabaneriga tuttav ja tean omast kogemusest, tegemist oli oma aja suurkujuga. Ja meenutame siis seda, et Barabaner oli Eesti Ühendatud Rahvapartei aseesimees ja tema seisukoht oli see, et vene keelele tuleks anda eristaatus ja eriti seal, kus on venekeelne asustus ja tema tsitaat oli selline, kogu Eesti elanikest üle 3% moodustava elanikkonna osa keelel peab olema eristaatus, vene keel peaks olema näiteks Kirde-Eestis ametlik asjaajamiskeel ja muuhulgas siis ka värske teine endisest keskerakondset sotsiaaldemokraat, praegune minister Vladimir Svet osales siis Barabaneri mälestusmärgi avamisel 2024. aastal. Tuli välja, et Tallinna Lasnamäe linnavalitsus, mida juhatas Juliana Jurtšenko, hakkas tegema
Tallinna linnavalitsus, see tähendab kõigi Tallinna linnaelanike kulul ekskursioone Kuremäe nunnakloostrisse, Vene õigeusu kiriku Kuremäe nunnakloostrisse ja seda ajal, mil patriarh Kirill oli kuulutanud Venemaa Ukraina vastase agressiooni pühaks sõjaks. Ja 25. juulil tänavu võttis Jurtšenko taaskord siis sõna eestikeelse hariduse teemal ja kirjutas artikli sellest, et õpetajad pole süüdi, et siiani keegi neilt keelt ei nõudnud ning nimetas üleminekut eestikeelsele õppele õudseks reformiks, et ma toetun seda lugedes siis Riina Solmani artiklile Eesti Päevalehes ja ma pean ütlema, et see on täiesti õudne, kui Jevgeni Ossinovski peab selliste seisukohtadega inimest kõige teravamaks kriidiks. Keskerakonnast siis tuleb ainult palvetada. No tegelikult ütleme nii, et see, mida sa praegusel hetkel loetlesid, see on nimekiri tema seisukohtadega, et meil on demokraatia, et võib-olla mingisugused seisukohad meeldivad või ei meeldi, poliitikud võivad esindada erinevate seisukohtadega. Ma küll ei toetaks neid seisukohti, aga samas on arusaadav, et võivad esindada erinevad arvamused, poliitilised arvamused, aga sõltumata sellest, et millised seisukohad tal on või olid, me räägime sellest, et mis on see praegune ka, ma ei tea, osaliselt poliitiline kultuur, et kui sulle ei meeldi midagi, kui sulle sobib mingisugune ametipost või rahaline ettepanek, siis sa koheselt jooksed üle. See on see kõige suurem murekoht minu jaoks, sest et üks asi on see, et sa vaidled inimesega ja sa tead, millised seisukohad tal on ja sa vaidled ausalt temaga. Sa nagu jääd peale või ei jää peale, aga see ikkagi, sul on võimalik tuvastada neid seisukohti ja vaielda temaga. Teine asi on see, kui sulle enam ei ole võimalik vaielda selle inimesega, sest tema seisukohad, tema väärtused muutuvad päeva pealt. Ja ta ütleb sulle, et tegelikult tema väärtused on absoluutselt teistmoodi. Ja see on väga suur murekoht. Ja siin on nii mitmeid selliseid kihte, et esiteks see, millest nagu see praegune linnavalitsus alustas, et nagu neil on hoopis teistmoodi mõtet, et nemad nagu loobuvad sellest Keskerakonna poliitikast ja teevad kõiki asju teistmoodi nüüd linna tasemel. Nüüd me näeme, et tegelikult need inimesed, osaliselt ka need inimesed, kes vastutasid Keskerakonna poliitika eest, tulevad tagasi lihtsalt teistmoodi värvituna. Samal ajal siin on olemas ka selline aspekt, mida ma tean erakonna sees alati väga püüdlikult vaadatakse, et kui sotsid näiteks teevad ettepanekuid alguses ühele inimese väljaspoolt, siis teisele inimesele väljaspoolt ja omad inimesed kuskil istuvad, neil nagu tegelikult see motivatsioon aina kukub. Et see on ka nagu tegelikult sisene probleem, millest võib-olla väljaspool nagu niivõrd väga ei räägita, aga see on olemas. Ja siis Keskerakonnast võib-olla siin eriti palju nagu ei räägita, aga siiski see on ka neile halb, sellepärast et nüüd siis kõik näevad seda, millest mina näiteks aastaid rääkisin, et sisuliselt sellel erakonnal ei olegi ideoloogia, et nagu nemad on nagu tolmuime, lihtsalt nagu võtavad sisse kõike, mis nagu ümberringi on. Ja siis nagu need inimesed siis, kui on õige hetk, võtavad taskust välja hoopis teised väärtused, teised seisukohad ja jooksevad üle. Jah, mul oli üks tõsine vaidlus ühe endise poliitikuga, kes ütleb mulle, et aga Viktoria, võibki nii juhtuda, et erakond on tõesti niivõrd väga muutunud, et enam mitte midagi ei jää, ma pean sealt ära jooksma. Võib juhtuda ja sellised asju on Eesti poliitikas juhtunud, aga see tähendab tavaliselt seda, et kas sa oled sest lihtliige, sul ei olnud võimalik mõjutada selle erakonna saatust ja teiseks sa näiteks pingutasid, aga sind visati välja või siis sa enam nagu said aru, et sul on täiesti tuupik tee erakonna sees, aga sa kogu aeg olid nagu mingisuguse näiteks strateegia vastu. Ehk siis see nagu võitlus, sisene võitlus paistis silma. Siis ma mõistan veel, kui inimene läheb üle või vahetab oma erakonna, kui niimoodi, et sa olid kogu aeg hinnatud ekspert, sa olid Lasnamäe linnaosa vanem või võtame mingisugust muud inimest, siin on tegelikult nimesid olnud küll ja veel, ja sa vastutasid oma erakonna poliitika eest ja järsult üle päeva sa viskad neid väärtusi prügikasti ja sul on uus nägu, uus värv, uus poliitiline teekond, räägid meile, valijatele, mina küll ei ole nende valija, aga siiski meile, sa räägid hoopis teistest väärtustest. Minu järgmine küsimus on hästi tõsine. Siis, kui meil on selline julgeoleku olukord, kas tahes tahtmata, ma hakkan mõtlema, aga juhul kui tuleb keeruline, veelgi tunduvalt keerulisem olukord, kui on absoluutselt teine võim.
kas see tähendab ka seda, et sa teatud raha eest ja teatud pakkumise Otse eest loomulikult, seda on olnud Eesti ajaloos. Hakkad tegema ikkagi poliitikaga, Ja ütleme nii. loomulikult, et Ja see on hoopis teine küsimus ja sellel küsimusele vastus tegelikult vägagi tahaks, et nagu sellepärast see olukord mulle ei meeldi, sest et nagu mingisugune oht või hirm tuleb sisse, kui inimesed nii lihtsalt päevapealt muutuvad. See vastab teile, et täpselt selline nii-öelda oht või ohutunne on meil üleval kõigil, kes veidike mõistlikumalt vaatavad sotside nii-öelda tegevust, seda, kuidas nad praktiliselt opereerivad, seda, kuidas nad praktiliselt toimivad, kas või seda, millise ülbusega nende juhid ühe või teise majandustegelase jutte pilastavad ja alandavad avalikult, nagu sai osaks Kai Realo oma seisukohavõttudele ja nii edasi, ehk et seesama poliitilise kultuuri küsimus joonistub meile aina selgemalt välja ja ega meil ei ole põhjust kahelda, et meil on nagu tegelikult Eesti poliitikas nagu kogu aeg olnud on, nagu ennem teist ilmasõdagi on siin olemas ikkagi selline nii-öelda punane ešelon vaikselt, nad võivad seda eitada, nad võivad ükskõik mida öelda, aga me näeme praktikas seda, kuidas peamist ohtu Vene mõtteviisiga valijate kasutusest, hääletamisest väljajätmist nad lihtsalt ei taotle, ei suuda taluda ega ka tee. No see, mis on laiemas plaanis, mis on näha, on see, et sotside pink ei ole mingisugusel ajal, olgu kas või sel ajal, kui nad kandsid kummalist nime mõõdukad, ei ole kunagi olnud pikk, nad on alati vaevelnud selles, et neil ei ole piisavalt palju inimesi, sellepärast et terve sotsiaaldemokraatia, ükskõik kuidas sellele erinevates riikides ka läheb, on kaotanud oma selle tavapärase proletariaadiga seotud mõtte, rahvast, tööjaotus ja rühmad ühiskonnas on selle võrra muutunud ja praegu, mis me siin Eestis näeme, et sotsid neelavad alla Keskerakonda koos inimestega, et nad on Keskerakonnastumas ja selles osas on see Juliana Jurtšenko taaskinnitamine siis Lasnamäe linnaosa vanemaks on täiesti üks selle protsessi osa, et jah, et Keskerakonnast on ära jooksnud Jüri Ratas, Kadri Simson teatavasti praegu veel alles mõtleb, aga selge on see, et ta kuhugi on Keskerakonnast minemas, mis sellest tühjast kehast seal järgi jääb, seda ei tea, aga sotsid püüavad sealt välja imeda ja mitte ainult inimesi, vaid koos inimestega ka nende võimalikku valijaskonda. Ja tegelikult siin peaks veel rõhutama seda, et juhul kui teised erakonnad, kes on linnas võimul, tahtsid öelda ei, siis nad pididki seda tegema, ehk siis mitte hääletamine, nagu Isamaa on näidanud, see ei ole mingisugune lahendus. Ma küll saan aru sellest, et kui poliitiliselt tark otsus see võib tunduda neile, et just kui see hääleta, just kui see ei ole ei poolt ega ka vastu, aga tegelikult nagu antud juhul pidigi näitama päris punast. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab ja Tallinna stuudios Marek Strandberg, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd natukene taas hääletamisest ja seekord sellisest hääletamisest, kus just nimelt erapooletuks jäämine oleks olnud mõistlik ja see puudutab siis Eesti hääletamist ÜRO Peaassambleel Palestiina okupatsiooni lõpetamise poolt. Kolmapäeval siis hääletas Eesti ÜRO Peaassambleel, kus oli resolutsioon, mis siis rääkis Palestiina aladel Iisraeli okupatsiooni lõpetamisest. Tuletame nüüd meelde, et see nii-öelda ÜRO resolutsioon oli kokku kirjutatud siis Palestiina valitsusorgani Palestiina valitsusorgani poolt, see oligi nende tekst ja kui seda hakata analüüsima, siis leiab sealt tohutu hulga mitmesuguseid vastuoksusi, otseseid valesid ja me ei hakka nendel siin peatuma. Selle resolutsiooni üks põhilisi probleeme on see, et see ei märgi ära Hamasi rünnakut ja seda on siis, mis peaks olema ÜRO resolutsiooni puhul peaks olema enesestmõistetav, et kui räägitakse Palestiinast, siis räägitakse ka Hamasi rünnakust, terrorirünnakust Iisraelile, seda seal üldse meelde ei tuletatud ja Eesti hääletas siis seekord Palestiina aladel Iisraeli okupatsiooni lõpetamise poolt. No siin võiks nagu pikalt rääkida selle üle, et mida
Palestiina nimetab okupatsiooniks, kuidas praegust alade jaotus on seal toimunud, mida Palestiinat esindavad jõud on teinud, millised ettepanekud nad on vastu võtnud või mitte, aga igal juhul selle loo point on selles, et reeglina on Eesti toetanud Iisraeli sellistes küsimustes ja meie välispoliitiliseks liiniks on olnud hääletada vastavalt kooskõlastatud Euroopa Liidu seisukohale või kui Euroopa Liidu ühisseisukohta pole, siis hääletada koos USA-ga või siis jääda erapooletuks. Ja antud juhul jätsid 12 riiki hääletamata, aga Eesti esindaja hääletas siis resolutsiooni poolt ja see on iseenesest juba teist korda, kus tekib selline olukord, et kuigi Eesti poliitiline konsensus, vähemasti avalikkusele tuntav poliitiline konsensus on selline, et Eesti toetab nendes küsimustes Iisraeli, on nüüd 2 korda järjest juhtunud, et välisministeeriumiga seotud inimesed on hääletanud Palestiina poolt ehk et läinud siis meie välispoliitilisel liiniga vastuollu. No ja need selgitused, mida siis pärast ma pingsalt kuulasin veel 2 kordagi üle näiteks välisministeeriumi kantsleri Vsevjovi siis Jonatan Vsevjovi siis selgitused ja ütleme niimoodi, et kui see oleks olnud selgitus mingi argumentatsiooniga mingisugusel eksamil, siis selle eest oleks 0 saanud, sellepärast et see mull, mis sealt välja tuli, oli nii segane, et nõrgem inimene saaks peavalu. Me hääletasime tõesti samamoodi nagu hääletas Soome ja Lätigi. Aimata on, et sealt taga võib olla mingisugune suurem protsess, mida antud hetkel oleks ju põhjust olnud ka siis selgitada inimestele, kuna väga paljudele Eesti inimestele läheb see päriselt korda ja selgitada, et kas see on siis seotud mingisuguse asjaajamisega Euroopa Liidus või et mis on see argument. See argument ei saa olla midagi, mida ei suuda isegi ministeeriumi kantsler selgesõnaliselt välja öelda. Ja nii tekibki hulka spekulatsioone, mis elavad oma elu kuni selleni välja, mida on ka Facebookist kommentaariumitest lugeda, et Tsahkna hääletas seda sellepärast, et nende peremeesettevõttel Nortalil on mingid Araabia huvid ja selles mõttes ebaselgus tekitab ebatervet arutelu ühiskonnas, mis ei ole hea. Ma just eile vaatasin Ronald Reaganist filmi ja siis seal peamine sõnum oli see, et sinu poliitiline sõnum peaks olema selge. Ja see on hästi oluline, eriti siis, kui me räägime välispoliitilistel teemadel, nagu mulle siiamaani tundus ja tundub ka praegu, et meie kogu välispoliitiline liin on ehitatud ühe lausele, mitte kunagi enam üksi, mis oli Lennart Meri tsitaat ja siis siiamaani justkui ja sellest me lähtusime, ehk siis vaatame alati, mida liitlased teevad, mida teevad meie jaoks väga olulised partnerid. Ja siis antud juhul ma näen seda olukorda, kus on hästi raske selgeks teha, et mis lõppkokkuvõttes on see peamine liin, mis on see seisukoht ja see on väga suur probleem, sellepärast et kui me riigi sees ei saa aru päriselt oma sõnumist, me võime küll lasta välja mingisugused pressiteateid, aga need ei vasta päriselt meie küsimustele, siis veelgi keerulisem on seda diplomaatide abiga selgitada välispartneritele, liitlastele, siis sinna, kuhu välisliin tegelikult peakski jõudma. Nii et siin ma näen tegelikult üsna mureliku joont, üsna suurt ohtu ja veel tuletaks meelde, et see ei ole kahjuks meie välisministri esimene soolo, tal oli ka varasemal perioodil üsna mitmeid selliseid seisukohti, kus tuli suureks üllatuseks jällegi sõltumata sellest, kas me pooldame või ei poolda, aga tema nagu väljaasted või sõnavõtud olid suureks üllatuseks, oli see Gruusia opositsiooniga seotud või siis Armeenia-Türgi konfliktis või nende suhetest võetud seisukoht. Ja viimasena ütlen, et siin on olemas ka keeleline aspekt, siis kui olukord läheb täiesti raskeks, siis ma panin tähele, et meil hakkavad ilmuma uudised, kus rääkivaks muutub hoopis maja, ministeerium. Pealkirjas ongi niimoodi, et välisministeerium eitab järsku poliitikakurssi muutust. Ehk siis ei ole enam allikad. See on selline asi, et mina olen selline välispoliitika huviline, mitte asjatundja, aga huviline ja ma mäletan väga hästi, et Eestil on olnud probleem sellega, et Eestil on 3 välispoliitikat.
või mäletatakse siis president Meri või siis välisminister Toomas Hendrik Ilvese aega ja hiljem, kui Toomas Hendrik Ilves oli president, siis tekkisid sellised probleemid, kus president tahtis ajada välispoliitikat, kus välisminister tahtis ajada välispoliitikat ja kui juhtus olema siis jõuline peaminister, siis too tahtis ka veel omakorda ajada välispoliitikat ja need välispoliitikad ei olnud omavahel seotud. Tänaseks oleme jõudnud sellest punktist sellisesse kohta, kus minu meelest tundub, et Eestil välispoliitikat ei ole. Ehk et ma ei saa aru, kes Eestis välispoliitikat jõuliselt esindab. Kahtlemata Kaja Kallas oli suurepärane Eesti väärtuspõhise välispoliitika esindaja ja loodame, et ta jätkab seda liini siis Euroopa Komisjonis. Aga Margus Tsahknal ei ole oma teemat. Kui te vaatate, mida ta poliitilisel ja välispoliitilisel ekraanil teeb, siis tal puudub oma teema, et need on kõik sellised hüpped ühest kohast teise ja kui me loeme siis need nagu kummalised fopaad üles, mis on siis tema välisministriks olemise aja jooksul olnud, siis tema kummaline reis Indiasse koos veidra sotsiaalmeedia kommunikatsiooninõunikuga, mille eest ta pidi siis pärast raha tagasi maksma, siis väliseesti kogukonnas väga suurt pahameelt tekitanud ja minu isikliku arvamuse järgi täiesti mõttetud esinduste sulgemised, siis loobumine Jaapani Expol osalemisest, kuigi tehti ettepanekuid teha ühine esindus koos Läti ja Leeduga, jaapanlased olid väga huvitatud sellest, valmis omalt poolt tegema kõike, et meid aidata, siiski see jäi, vastus oli ei. Ja nüüd see kummaline siis mingisugune ekskurss Palestiina teemadel, mis näitab seda, et Margus Tsahkna olemuselt ei ole välispoliitik, et tal puuduvad pikad ja põhimõttelised välispoliitilised seisukohad, et ta on lihtsalt minister tänu sellele, et ta oli siis Eesti 200 juhtfiguure ja selle kokkuklopsijaid ja ütleme nii, et see kõik on Eesti Vabariigile väga halb, sest me oleme väikesed ja nüüd, kui Kaja Kallas Eestit nii-öelda välispoliitilisel areenil enam ei esinda ja kui meil on üks välisminister, kes teeb kummalisi asju ja on selline nagu natuke selline nagu lõbus välisminister, kes oskab hästi kaamerasse naerata, aga millised on Eesti välispoliitilised positsioonid, seda on tihti raske öelda. Ja siinkohal lõpetame oma tänase saate, täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.